Täna on meil 16. september. Pidi olema esialgse plaani järgi täna siis meil dünopäev. Et tulin siis hommikul just siia autot nagu võtma, aga mitte olenevatel asjaoludel jääb see kahjuks ära. Nüüd, kus ma pean ta jätma siia jälle teadmata ajaks seisma, siis võtan ma akujuhtme maha, et ei oleks teinekord üllatusi. Ja sellest on muidugi väga kahju, et see aasta ei saanudki jälle sõitma. Eelmine aasta sai 10 kilomeetrit sõita, see aasta tuli 15 kilomeetrit. Aga mitte kuidagi jõuame kaugemale sellega. Võid jah, eks tuleb plaani pidada kuhugi kaugemale, vaadata siit eemale. Et ükskord kuskil peab see düno tehtud saama ja siis võiks saada sellega ka rallima minna. Enne kui me hakkame mootorit kokku panema, tuli siis teha ümber siin kollektor ja turbo. Turboks valisime K04, aga seekord mitte pikimootori oma, vaid ristimootori ehk siis S3 turbo. See on siis K04-022 Max Speedingu oma, et need teised K04 olid ka Max Speedingu omad. Ma ei tea, osad ütlevad, et käib laiali, ma ei tea, minu kaks käisid väga hästi. Aga mis siis siin teema ongi see, et see kolle on siis F-Miki oma, et see tuli sealt mul. Ja see on siis A ja B mootori kolle, aga oldi augud siin osad ei klappinud otse. Ma siis 2 auku puurisin uued, keermestasin nad ära ja nüüd ma panin ta enam-vähem kokku. Aga enne kui ma lõpuni kokku keeran, ma panen sinna keerbeliimi vahele ja need poldi pead ma lõikan maha ja asendan mutritega. Selliste samade vaskmutritega, nagu siin taga on. Aga kui ma ta mootori külge panen ja külmakojaga otsa, siis on see teine erinevus ka näha, mis on piki ja risti mootori K04 vahe. Siin on siis see turbo kuumkoda, mida hommikupoole tegime. Et siin on see tihend peal, ma võtan selle ära, nüüd on näha, et siia on mõned augud juurde puuritud. Et siis jah, 8,5 puuriga tegin. Aga nüüd jah, sätin selle paika, keeran need pikad poldid siia keermeliimiga sisse ja siis lõikan neil pead maha ja teen nendest tikud. Hetkel oleme siis mootori jaoks ketipingutit vahetamas. Vanal pingutil murdus üks kõrv ära. Tegelikult see ei olnud põhjus, miks ma teda vahetada tahtsin, aga ära võttes seda kõrva pidi mööda mootorit taga ajama. Õnneks me leidsime ta üles ja sellega on korras. Põhiline vahe on see, et siis ketipinguti on jälle elektrooniline. Et see on siis vajalik, et saaks kasutada seda ME7.5 aju, mis tuleb Audi TT pealt. Ja siin on siis juba meil mootor ette valmistatud. Vahetasime veepumba ära, siia tuleb uus hammas rihm, teised rihmad ka uued. Sisse me vaatasime ka korra, ehk siis karter käis kolaart ära, aga kepsud asjad, need jäid stokk. Ehk siis siuke normaalne igapäeva pild. Nii, aga põhimõtteliselt siia nüüd panemegi tihendeid vahele ja siis saame selle ketipinguti tagasi koos nukkvõliga. Teeks väikse update'i, kus maal me omadega oleme. Viimane asi oli ketipinguti, mida me näitasime. Et seekord, kuna halli puhul näitasin, kuidas see mootor kokku käib, siis räägiks lihtsalt üle need eripärad selle mootori juures, mida on tarvis, et siis uuemat tüüpi juhtaju panna. Et siin siis, mis me ära asendasime, on nüüd need detonatsiooni andurid, üks oli seal ja teine on siin all. Sõrmed näitavad sinna. Ja nende vahe on siis see, et nendel on sellised ovaalsed pistikud. Et need on uue mootori juhtmestikuga kokku sobivad. Lisaks tuleb tegelikult veel vantväli andur ka ära vahetada. See on veel vana pistikuga, siin ongi hea näide. Et vana tüübi pistikud on kandilised ja lisaks on sellel ka see takistus oli erinev. Et sealt on ka oluline vahe. Kuid nüüd olekski aeg siin turbo ette valmistada ja kollektorit siis külge panna. Ja saime just turbo külge.
selline on siis K04-022 AEB mootori küljes. Näeb välja põhimõtteliselt nagu stokk, et ei tekita inimestel küsimusi. See F-Miki kolle on nagu kõvasti jämedam kui originaal. Siit mahub natuke rohkem õhku läbi. See õlitoru iseenesest, kui keegi tahab veel samasugust swappi teha, siis võib jääda kui originaal, aga kuna mul oli siukene tehtud aastaid tagasi, ennem oli see selle Haldi B5 küljes, aga sinna oli karreti jaoks vaja AN liitmike, siis saame selle mootoriga ära kasutada. Et selle eelis on siis see, et see õli ei küpse siin kollektori peal. Me saame panna kauguma ringiga. Aga jah. Siin on üks erinevus veel. Originaalil on siin veel üks vaakumtila selle N75 klapi jaoks, aga selle jaoks tekitame uue eraldi väljavõtte. Et ma veel mõtlen, kas siia korpuse külge või lõdviku külge. Et seda saab veel mõelda. Aga nüüd asuks siinpool toimetama sisse laskekoldega. Ja nüüdseks olemegi saanud mootori juba põhimõtteliselt auto ette. Mõningad asjad on veel puudu. Selgus, et see originaal õhutoru, mis siia turbo ette tuleb, ei mahu siia otsa, et see turbo on nagu suurem. Ehk siis siia on vaja silikonist varianti, selle suruks otsa. Siis mõningat sumpsi klantsi on vaja veel, kuna see on ka 3-tolline, originaal on 2,5. Ja poolid asjad on meil peal. Siit on pihustid vahelt puudu nagu näha. Need on ka tulemas varsti. Gaasiklappi ei saanud ka veel täna külge panna, sest sellel on pikemad poldid kui mehaanilisel trossiga klapil. Ehk siis need poldid pean ka uued pikemad otsima. Kuid enamuses saime siis kõik kokku, mõned puuduvad poldid muretsen juurde ja järgmine kord saame siis mootori peale panna. Ja ehk saame ka siis torustikud ära ühendada. Et saaks kapoti alt nagu selle tervikpildi kokku ja ilmselt käima panemine jääb sealt järgmisesse omakorda ülejärgmisse osasse. Kuid sellega siis siinkohal lõpetaks ja järgmisel korral jätkame siis uute tegevustega.